Tere tulemast tagasi vaatama Vanaviisi Noored ei viitsi vaikida podcasti. Mina olen teie saatejuht Joonas Martin Abraham ja hea meel, et olete ikka vaatamas meid. Tänaseks külalisteks olen kutsunud ei keegi muu kui kaks säravat nägu siin, kes üritavad ikkagi businessit hoida. Main One'i tüübid, one and only Tristan ja Richard. Hello. Tervist. No, kuidas siis läheb? Olete elusalt tagasi ikkagi Soojamaa reisilt? Ja, just hiljuti tulime paljad tagasi, Tristan tuli mingi paar nädalat tagasi. Ja, kuskil 1,5 nädalat tagasi jõudsin ma ja Richard siis tuli vist 2 kuud umbes. Sul oli mingi huvitav, said kinni ka veel sinna? Ja, et siin vahepeal hakkas sõda, nagu te kõik teate, et Jep. tänu sellele täpselt kusjuures mingi 3-4 päeva enne, kui ma pidin siis ära tulema hakkas, et jah, lennud canceldati, siis ma olin läbi Dubai ja pidin siis jääma pikemaks, mitte küll väga palju pikemaks, mingi 3 päeva vist, 3-4 päeva pikemaks ja siis need kõik 3 päeva ma lihtsalt otsisin neid lennupileteid, sest et neid ei olnud nagu. Sul on vist huvitav lugu ka taha rääkida, et kuidas sa jõudsid läbi mitme riigi Eestisse? Jaa, et ma otsisingi siis väga pikalt neid pileteid ja siis ma lõpuks leidsin nagu piletid Usbekistanist Eestisse ja siis ma mõtlesingi, et nagu huvitav, et Usbekistan ei tundu nagu väga kaugel ja siis ma kuidagi lõpuks leidsin siis läbi Korea, Usbekistani, igatahes lõpuks sain tagasi ja siis täpselt kui ma olin piletid ära ostnud, üks Eesti tüdruk kirjutas mulle, et kuule, ma just ostsin piletid Koreasse, Usbekistani ja Tallinna, et kusjuures, et siuke nagu võimalus on ka, sest ma olin just pannud TikToki videod ja siis ma ütlesin talle, et jah, ma ostsin ka just. Muidu ülipull oli näha, meil on jagatud ChatGPT ja siis ma vaatasin lihtsalt previous chatid olid järjest, kuidas lennata palilt mingi erinevad sellised küsimused. Nagu reaalselt tehisintellekt kärris ära? Ei, ma ikkagi need ma leidsin ise, aga jaa, ma proovisin kõike, proovisin isegi chati nagu. Okei. No isegi hästi läks, sa vist ütlesid TikTokis ka, et sul oleks muidu 3K läinud vist, kui sa oleks selle teise otsa valinud. Jaa, et kõik piletid olidki lihtsalt mingi 3000 ringis, et seekord tulin vist umbes 1000-ga sain, aga see pilet, mis mul canceldati, et see oli 400 €, nii et vahe on päris suur ikkagi. Aga Richard, sa tulid ju varem veits. Jaa, ma tulin 2 kuud ennem Tristanit. See oli strateegiline otsas juba enne? Ma ei tea, põhimõtteliselt 2 kuud on see standard nagu pallivisa, mis sa saad teha 6 aega pluss 6 aega ja siis peale seda me läksime koos Malaisiasse, sest saab sellesse nagu viisarunni teha. Ja ma ei tea, me olime terve kuu Malaisias, seal hakkas juba isegi nagu igav, me iga päev tegime põhimõtteliselt ainult tööd, siis mõtlesin, et tegelikult võib Eestisse tagasi ka tulla, meil oli nagu veits vaja ka Eestis teha nagu ise tööd, Main One'iga tegeleda, igasugused sellised nagu koha peal tegutsemisi. Aga peatume natuke sellel ajal siis, kui te olitegi seal Indoneesias, Malaisias, et mida te võtsite sellega kaasa siis, et kirjeldage mingisuguseid helgeid hetki? Malaisias, ma arvan, me õppisime kõige rohkem seda, et me suudame teha tööd nii palju, et me nagu lihtsalt me ei vajagi väga neid mingeid lõbustusi ja asju, et me suutsimegi olla hommikust õhtuni arvutisi teha tööd, et see kindlasti nagu õpetas ja näitas seda, et see on võimalik, et jaa, aga pallil samamoodi tegime, aga seal ka saime väga palju avastada ja suhelda siis nagu nende välismaalastega ja inimestega, kes on juba väga kaugele jõudnud, et see kindlasti õpetas ka. Ma ütleks ka, et palli andis nagu selle silmaringi, et vau, mis tõesti on võimalik, et mis inimesed seal on ja seda ka, et meil oli nagu perioodid, et mingi 2 nädalat tegime järjest tööd, ainult tööd ja siis mingi 1-2 tegime nagu lõbutsesime, käisime mingi veeparkides, käisime mingi trippidel, ma ei tea, kus me kõikjal käisime. Ja me proovisime suht põhimõtteliselt kõik ära nagu, et kõik need raftingud ja veepargid, mis pidid olema maailma parimad. Selles ka YouTube'i content. Kõik on YouTube'is olemas. Puutusite eestlastega ka kokku kindlasti, ja? Liiga palju. Nagu seal on, eriti veel, kui ma sinna nagu tagasi läksin, et kui Richard oli juba Eestist tulnud, see on täiesti haige, seal oli mingi selline padeligrupp tehtud, 24 eestlast olime ja see nagu sai kogu aeg täis, ehk siis nii palju, need oli veel nagu eestlasi seal grupis. Ehk siis iga nädalavahetus põhimõtteliselt toimusid padeli sellised turnamendid, et põhimõtteliselt kõik olid pallil nagu sellel hetkel. Elu käis konkreetselt nagu 24/7. Evert Poom oli seal ka ju. Jaa, tuli tõesti jah. Et see oli ka selline huvitav kokkusattumus ja
nüüd nagu huvitav siuke uus tutvus, et väga kihvt oli. Räägi, kuidas ta nagu kirjutas sulle? Ja et no põhimõtteliselt oligi, et vaatas meie vloge, ütles, et teil on siuksed kihvtid vlogid ja et ta on kunagi käinud pallil vist mingi 3 aastat tagasi ja siis ta ütleski, et tahaks nüüd uuesti tulla, et ostis just piletid ära. Ja siis ma olingi, et nagu kellega sa tulete? Ei, üksinda tulen. Siis ma olin, okei, väga huvitav, et Richard ja need lähevad ära, et äkki siis saame siis kahekesi mingi villa võtta ja ta oli täiesti nõus sellega, nii et niimoodi see läks. Normaalne. Aga kuidas te hustlisite siis selle main one'iga, sest et keegi pidi ju veel kärrima ka kindlasti seda turundust ja noh, ikkagi hoidma seda businessi elus ka. See oligi hästi huvitav, nagu me ise ka täpselt ei teadnud, kuidas see tööle hakkab, sest ikkagi oli vaja ju tellimusi saata, käia filmimas ja igasugused mingid väiksed asjad. Ja tõesti, lihtsalt saimegi nagu kasutada siis oma tuttavaid, sõpru ja eriti need, kes olid nagu main one tiimis, et nad tõesti aitasid meid nagu väga palju. Pluss mu mingi ema aitas meid, su ema aitas meid, et nagu saimegi kuidagi läbi tutvusta niimoodi. Teie mõlema emad on siis nagu selles mõttes kuurud või nagu aitavad kaasa teie businessiga mingil moel. Toetavad kindlasti, jah. Tristan vist mainis ka ühes eelmises podcastis, et kuidas sa müüsid kunagi vist ajalehti ja siis ema oli üllatunud, et juba sel ajal poisil nokib. Jah, müüsin ajalehti, aga vanu, et müüsin kuskil 3 aastat vanu ajalehti, et see oli siuke huvitav idee, mis mul tekkis siis kuskil, ma ei tea, esimeses, teises klassis umbes, et kordame vaatajate jaoks üle veel, et kes on main one'i tiimis ja mis osa ta täidab hetkel siis praeguse sisuga? No asutajaid on siis 3, mina, Tristan ja üks Kennet tegeleb sellise backendiga, meie Tristaniga oleme siis turunduse peal ja siis nende tellimuste sourcimise peal. Siis on meil Andre, ta on meie videograaf, monteerib, ta mõtleb ideid, väga geniaalne vend. Ja siis on Kingsepp, ta on brandface ja siis on Kristi, ta on ka brandface. Ja see on enam-vähem nagu siis algusajast suhteliselt nagu jookstud. Jah, põhimõtteliselt. See on suhteliselt core team. Meil on nagu lisandeid, kes ei ole siis nagu core tiimis, aga on sellised extensionid. On siis näiteks Johanna Jõega teeme koostööd, Roman Steinfeldiga, Adoreega tegime ja siis me oleme kasutanud ka influencereid, näiteks Emily J, kes meil seal veel oli. Jah, Hambavahe ja oli ka Adoreega tegime ka siis. Just. Neljased ka või? Noored neljased? Ei, nendega ei ole teinud. Ei ole veel jõudnud. No kui nad vaatavad, siis tehke pakkumine. Aga teil oli ju täna ka väga tegus päev. Rääkige lähemalt, mis te tegite siis? Jah, viimased siin 3 päeva nüüd oleme kolinud oma ladu, et seal sai siis meil aeg otsa ja nüüd siis liigume praegu siukse loodetavasti ajutise pinna peale. Ja jah, 2 päeva siin tõmbasime kõik, kuna meil oli 2 siis asukoha vahel siuke päev, kus me ei saanud veel sisse kolida, siis me pidime kõik minu juurde viima, nii et siis me pidime nüüd pikemalt kolima, võtsime Bolti bussi ja ladusime kogu lao meil sinna, aga tänasega nüüd on suht kõik sees, nüüd muudame seda kohta siukse hubasemaks muudame. Main one'iga oli juba väiksemast suuremas kohta. Pigem võib nii öelda küll, jah. Peale seda podcasti oleme IGEAsse, seda saate näha meie YouTube'is. Ja see podcast tuleb kuskil 2 nädala pärast välja, ehk siis võite... Siis on video. Siis on juba kindlasti nähtavul juba. Millest selline otsus ikkagi, et ikkagi areneda, ikkagi tekkisid võimalused rohkem majanduslikult või? Selle eelmise üürileping sai otsa, ja siis pidime järgmise koha võtma ja see ongi nagu selline ajutine, me juba vaatame siin 2 korda suuremat ruumi, mis on selline ideaalne nagu stuudio, seal saab content'i teha, seal saab kõik oma lao ära place'ida, et see on ikka väga äge koht, aga see on ka topelt kallim. Mis selle, kas see disain, kas see atmosfäär on kuidagi hubasem võib-olla veel? Saab content'i rohkem näha? Võib öelda küll, et see on selline avaram ja seal põhimõtteliselt saaks ka teha selliseid tuua mingeid külalisi või teha nagu sellist stuffi ka, et me tahame katsetada kindlasti selle YouTube'iga, et need vlogid jäävad, aga võib-olla ka midagi muud nagu juurde. Mis on see main one'i praegune siis nagu
kontseptsioon ikkagi, ta on riidebränd algusest peale, aga kas te üritate pürgida siis rohkem välismaa turule, et praegu on see vist rohkem lokaalne, saan aru? Jah, see on huvitav küsimus. See ongi resell bränd, ehk siis müüme kõiki nagu bränditooteid, see võib olla tossud või riided, see võib olla ükskõik nagu selline, millel on suur nõudlus. Aga me alustasime Eestis, sest me teadsime, et eestikeelne content töötab Eestis väga hästi. Kui sa üritad inglise keeles teha, see ei pruugi niimoodi nagu blow upida. Aga edasi küll jah, kui suudame, siis tahaks minna, veel ei teagi, kas Läti, Leedu või otse Euroopa. See on arutelu all praegu. Ja Soome on ka kindlasti väga lahe koht, aga ka igal pool on suhteliselt suur konkurents. Aga jah, peame täpsemalt turu-uuringuid tegema, et kuhu kõige esimesena oleks mõistlik minna. Siis on vist see küsimus, et kas mingi hetk läheb ka sotsiaalmeedia rohkem ingliskeelseks? Põhileht vist ei lähe, meil on mitu kontot juba. No selles mõttes, et jah, et kui me alustame selle Euroopaga, siis me ilmselt teeme seda siis Euroopa kontol, kus me teeme inglise keeles, et Eesti oma jääb ikkagi eesti keelde. Ja see ikkagi, millega nagu alustasite ka. Just. Ja Richard, kui ma vaatan sinu seda sotsmeedia sisu, siis sa oled nagu rohkem based nagu välismaa vaatajatele ka, oma sisuga siis, mis sa postitad. See oli nagu enne juba selline valik või? Jah, tegelikult ongi nagu, meil mõlemalt Ristaniga on see, et elu muutub nii kiiresti ja kogu aeg tulevad uued otsused, uued valikud. Ehk siis, kui ma vist, ma ei tea, aasta aega tagasi üritasin teha nagu igapäevaselt contenti, ma tegin inglise keeles, sest ma ikkagi tahtsin nagu jõuda suurtemate audience'iteni, aga see õpetas mulle ka, et inglise keeles Eestis väga ei toimi, see võis ka olla lihtsalt contenti nagu sisu, et see sisu ei olnud piisavalt hea. Aga ma ei tea, nüüd ma olen nagu tagasi eesti keele peale läinud, et ma olen selline 50-50, et ei tea ise ka, et kas peaks tegema inglise keeles või eesti keeles. Ja sul, Tristan, sa paned sama vana viisi? Ma pigem panen kogu aeg eesti keeles ja et töötab hästi ja kui on tunne, et millalgi pigem teed Eestis sükse baasi endale ja siis kui tunned, et on vaja minna, siis saab minna üle. Ma nüüd nõustun sellega, et eriti kui meil YouTube hakkas nagu tööle, et siis eesti keeles edasi pushida ja saada see nagu Eesti turg käpa alla ja siis vaatab edasi. Ja seda YouTube'i on päris keeruline teha nagu inglise keeles, kui sa tahad kogu aeg sõpradega interaktida ja siis pead olema kogu aeg ainult inglise keeles. Eriti vlogi versioonis. Ja. Kuidas selle sisuloomega on teie businessi kõrval, et kas see ongi siis nagu pigem siuke hobi korras, et see ei ole nagu sellega ei üritada saavutada selles mõttes mingisugust ekstra tulu? Pigem jah ikkagi, et me alustasime seda hobi korras. See on nagu väga palju sellised lahedad connectionid toonud, mis on kihvt, et ongi nagu inimesed kirjutavad meile läbi, et nägin teie videot, et see on nagu väga positiivne olnud, et siiani ühtegi brändtiili otseselt ei ole teinud, ma kunagi ammu hästi ammu natukene üritasin mingit sisuloome värki teha ja siis ma paar brändtiili olen ka teinud, aga jah, et hästi palju on sotsiaalmeedia muutunud selle ajaga, et ma olin siis kuskil, ma ei tea, 13, nii et 13-14, et siis oli teistmoodi veel. See oli mingi sinu enda huvidega seoses või? Sinu hobidega? Jah, ma tegelesin rulatamisega ja siis sealt kuidagi kasvas sükene jälgijaskond veits ja siis panin, aga nüüd ongi, kõik on videoformaadis, siis kunagi oli räigelt siuke pildiformaat, et panid pilte ja need millegi pärast said väga palju vaatajaid ja like ja asju, aga algoritm oli teine. Ja, algoritm oli täiesti teine. Ja, et praegu on kindlasti see, et et mida konkreetsema hookiga, ma vihkan seda sõna, aga mida konkreetsem see asi, lühike video ja sõnum olemas, siis see müüb konkreetselt. Ma lisaks ka selle nagu YouTube'i, et kas see nagu side hustle, kas see nagu põhi hustle. Ma ütlekski, et see raha, mis sealt teenida saab, nagu näiteks YouTube'i vaatamiste pealt, suht väike, aga just need connectionid, mis sealt tulevad, see on nagu kõige suurem väärtus. Et see, et inimesed saavad sinust teada, kes varasemalt poleks sinust kuidagi nagu saanud teada. Kas enne Main One'i siis nagu launchimist, kuidas teil oli nende kontaktidega? Ja kui teil oli neid, ütleme siis nagu palju, siis kas see aitas teil ka siis selle äriga edasi minna kõvasti? Muidugi. Kontaktid ongi nagu igas asjas kõige tähtsam põhimõtteliselt. Et väga raske on ehitada businessit, kui sa oled näiteks täiesti üksi ja üritad kõik ise välja mõelda, kõik ise teha. Et kui sa isegi ei tea näiteks, ma ei tea, videograafe, fotograafe, monteerijaid, siis sa pead neid otsima hakkama, sa ei saa nagu häid diile, sest nad on võõrad, igatahes tutvused nagu kõige tähtsamad asjad.
jah, nõustun. Kui me võtame Main One'i veel ikka, siis mis eristab teid teisest ärimudelist või ärist ikkagi? Teisest ärist või konkurendist? No, siis teine näiteks riidebränd, mis meil on siin. No ma ütleks, et me teeme kindlasti sisu poolest, ma arvan, kõige paremat sisu, et võrreldes teistega ja ma ei tea, noored Eesti poisid, et ja me üritamegi teha seda nagu Eesti põhist, et just nagu eestlaste poolt eestlastele. Ja siis on see võimalus, et tulevikus hargneb. jah, muidugi. Siis saab kaugemale minna. Aga mis see äriloogika on, mis te kasutate, kuidas te olete boostinud seda nii üles, kui te olete saanud, olete rääkinud erinevates YouTube'i videotes ka, et kuidas te olete mingi 10 000 mingi teeninud mingi ajaga? Noh, ongi erinevad kampaaniad, äris on nii palju, me siin kõik ei jõua rääkida, aga ongi, teed kindlaid kampaaniaid, teed nagu selliseid pakkumisi, millest inimesed ei suuda nagu ära öelda. Offer peab hea olema. Offer hea, seal saadki boostada reklaamidega, meilidega, sul on organic content, saad storydes müüa, strateegiad ongi nagu väga palju. Ja, et me oleme kõike seda ise ka tegelikult alles nagu jooksvalt õppinud. Ja, me praegu õpime. Et kõik tuleb suht jooksvalt enne, kui ma tegin neid evente ja ikka veel teen, aga selles mõttes, et seal mul ei olnud selliseid asju vaja isegi nagu, mis mul siin nüüd on vaja, et kogu aeg tuleb uusi asju ikkagi vaja õppida. Mis see kõige suurem fail on olnud siiani ikkagi? Ilmselt mingi fake riiete saamine või nagu sellised diilid ikkagi, et pole olnud nii usaldusväärne siis supplier, kellelt me siis asju saame ja praegu ka tegeleme ikka veel, üritame kogu aeg suhelda, et kus maal see on ja et no põhimõtteliselt üritame ühe suure tellimuse raha siis tagasi saada või midagi sellist. Sellest oleme ka nagu YouTube'is hästi palju rääkinud, kuidas nagu me tahame müüa ainult originaale, et isegi kui me natukenegi kahtleme, et see on fake, siis me lihtsalt ei müü seda ja oleme ka jaganud kõike nagu sotsiaalmeedias avalikult, et inimesed näeksid, et kui meil tulebki fake, siis me nagu no me ei tea reast, mis nendega teha praegu, need istuvad meil lihtsalt laos. Väga aus. Teil oli mingi hetk tagasi rakendasite seda nii-öelda emergency sale loogikat, et ei pane siis nagu kõike korraga müüki. Kas see töötab siiamaani see põhimõte? Millisest kampaaniast räägid? Emergency sale mainisite vist ühes podcastis ka, et see oli Air Force'ide, see oli üks meie kõige esimesi, mis me nagu katsetasime. Ja et kindel ajal tuleb ja siis on nagu läinud, et Tegelikult nagu töötas. See ongi asi, millega me nagu siiamaani strageleme, et anda inimesele põhjus osta kohe, mitte ükskõik millal. Ja sellega katsetasime, see enam-vähem töötas, muidugi mitte perfektselt, sama tegime ka Black Friday'l, siis töötas palju paremini, aga me mõistsime, et me tegime ikka nagu nii väikse osa sellest, mis me oleks suutnud teha. Et me oleme nii nagu õppimisjärgus, et siin on väga palju veel kasvada. Et paari aasta pärast võib-olla hoopis teised numbrid ja areng üldse. Loodetavasti. Eks näeb, kuidas läheb. Richard, sa mainisid enne ka, et sind on juba konverentsidele kutsutud ja oled siuke nagu omaette väike kuuru käid rääkimas siin. See sõna mulle meeldi. ei ole üks sama. Aga kui me võtame kõik need eventid, siis kui palju on ikkagi noortel inimestel, ütleme noorel mindsetil siis teadmine rahaasjadest praegu Eesti noorel? Eks on äärmused. Nagu on inimesi, kes teavad hästi palju, teevadki, nagu tegutsevad mingi finantsvabaduse, mingi edu suunas, aga eks tegelikult on ikkagi nagu väga paljud tunnevad, et nad on kadunud, nad ei tea täpselt, mida nad tahavad teha eluga. Ma ei oskagi öelda sellist lihtsat advice'i, et mida siis tegema peaks, aga eks see kõik algabki lihtsalt enesearendusest, et sa tahad saada paremaks, kas siis mentaalselt, füüsiliselt, finantsiliselt, peab kuskilt õppima hakkama. Ma arvan, et väga palju on nagu eriti neid vendi, kes nagu arvavad, et nad teavad palju, aga nad ei tea, et tänu sellele sotsiaalmeediale nad nagu näevad, nad on nagu, ma tahan seda elu, ma saan selle elu, see on kõik väga õige, aga nagu selleks peab ka võtma mingeid nagu samme, et väga palju on nagu neid inimesi, kes scrollivad ja saavad seda dopamini, et jah, ma saan selle, aga nagu see nii päris ei tule ilmselt. Paljud tahavad saada rikkaks, aga
nad ei taha seda tööd, mis selleni viib. Või siis see nagu julgus ka, mul oli näiteks see, kui ma kunagi vaatasin, on ju, neid suuri creatorid, et kõik tundub väga lahe, on ju, aga ei tea või ei julge vaata alustada kuskilt. Võib-olla ei ole nagu seda mindseti väga palju. Ja, julgus ja riski võtmine ka. Võimalik, jah. Aga teile õpetati koolis üldse nagu rahateadmisi, midagi investeerimisest, sest minul oli see suht null ikkagi. Mingi majandustund oli, aga rääkisime seal mingi OÜ, FIE, AS, aga see oli ka nii nagu pinnapealne, et üldse ei stikkinud, ei jäänud meelde ja see ei olnud tegelik nagu rahatarkus. Võib-olla mingi, ma ei tea, säästmist või mingi budgetimise asja õpetati. Jah, ma ei tea, kui mul see majandustund tuli, siis mul oli juba teine ettevõte avatud, et nagu see oli nagu, et sellest ei olnud eriti enam mingi kasu. Jah, nad rääkisidki lihtsalt lahti, mis on mingi FIE ja OÜ, aga nagu jah, ma ise andsin enda koolis nagu rahatarkuse tunde ja ettevõtluse kohta, et aga ei, koolist ei ole põhimõtteliselt mitte midagi selle kohta väga nagu õppinud. Aga selles mõttes sa julgesid riskida ja läksid selle teega. Jah. Aga kuidas see välja nägi, et sa üks päev lihtsalt teed oma ettevõtte ja vaatad või kuidas? No ma selles mõttes tegelesin ettevõtlusega nagu enne seda, kui ma tegin ettevõtte tegelikult, et see kuidagi tuli nagu nii naturaalselt, et ma müüsingi samamoodi nagu jalanõusi, nagu me teeme praegu Main Oneiga, siis oli natuke jällegi turg teistmoodi, aga jah, ma olin vist kuskil 14 ja endale lihtsalt meeldis, et jalanõud skeitimisega ka natuke seotud, riided jalanõud ja siis ostsin ühe, müüsin kallimalt, ostsin 2, müüsin kallimalt ja siis üks, et mul oli mingi üle 50-100 paari kodus lihtsalt niimoodi, et kodu oli ladu ja siis sellel hetkel ma ikkagi nagu otseselt ei mõelnud, et ma tahan mingi ettevõtja olla, ma lihtsalt tegin seda, mis mulle meeldis ja siis ma hakkasin veel üritusi korraldama ja siis pärast seda ma alles sain täisealiseks ja tegin ettevõtte, sest varem ei saa Eestis teha millegi pärast. Võib-olla siin ka väikene märge meie riigile, aga eks näis on ju. Richard, kuidas sul on see raha kasvatamisega ja äriindusega noorest peast? Ma olen alati olnud selline nagu rohkem säästja, et alati olen säästnud raha ja siis investeerinud. Ennem kui ma sain 18, ma siis investeerisin krüptosse läbi ema ja ennem seda veel läbi sõbra ema, sest mu ema ei lubanud. Ja ehk siis see nagu mingi ettevõtluspisik on alati sees olnud, raha tahtsin teenida, väga palju side-hustleid olen proovinud, enamus suht mõttetud, näiteks mingi Amazon reviewdest on võimalik raha teenida, proovisin sellist asja. Muidugi proovisin mingi dropshippimist, proovisin YouTube monetizationit hästi noorena, mul isegi kõik ei tule meelde, aga ongi mingi raha teenimissoov. Ja see on ilmselt tulnud hästi palju YouTube'ist, et ma olen vaadanud sellist nagu finantsõpetus-contenti noorest saadik nagu. Mis on see ideaalne aeg alustamiseks? Kas seda saab üldse defineerida kuidagi? Parim aeg oli eile. Alati võimalikult varalist kohe. Teile quote. Koodi vend. Aga kui meil praegu ei õpetata piisavalt seda põhi- või keskkoolis, siis kuidas me saame suunata rohkem neid noori raha asjadesse ja julgustama midagi proovima, sest et alati kuskilt see hakkab peale ju. Eks see veits peab ikka tulema enda huvist, aga mina ütleks YouTube, et YouTube'ist on võimalik nagu kõike õppida. Jaa, loodetavasti nagu koolid ka ikkagi mõistavad ja ma ei tea, liiguvad sinna suunas rohkem, aga jah, ma ChatGPT ja YouTube ja lihtsalt nagu sul peab, kuskilt sul tekib mingi huvi ja siis hakkadki selle kohta igast võimalikust kanalist lihtsalt uurima nagu, et tänapäeval isegi tegelikult TikTok on päris hea nagu mingite asjade, aga jah, seal peab olema päris ettevaatlik, mis on reklaam, YouTube'is on veits lihtsam, aga TikTokis neid reklaame on nii palju, et see on veits keerulisem aru saada. Kas peale Main One'i projekti näete midagi iseseisvalt mingi individuaalset asja ka tegemas või mingisugust tööd? No ilmselt palgatööle te ei taha minna tulevikus. Me mõlemad teeme nagu turundusteenuseid ka veel, et Main One, YouTube on nagu hobi ja siis mina teen YouTube turundust tarkvaradele, hästi huvitav niš, ja siis Tristan teeb meta-ads'e. Jah, aitan praegu ema siis ettevõtet scale'ida, et Eestis laiemaks ja siis minna ka Euroopa poole, et läbi siis just ads'ida. Päris hästi on läinud ju.
ja et me oleme kuskil reaalselt idee tuli juba ammu, Creative'id olen teinud ka juba mingi pea 2 kuud tagasi, aga kuna ma nagu ei saanud millegipärast üldse, ema ei oska väga ja ei saa hakkama seal üksi, vaata siin Eestis, ta ikkagi, et ootame su ära, et tuled siia, siis nüüd olemegi põhimõtteliselt mingi nädal aega teinud ja üle 100 liidi oleme genereerinud ja paar müüki nüüd juba vist on olemas, et päris okei. Et selles mõttes nagu majanduslikult tasemel te olete nagu ikkagi iseseisvad ja selles mõttes haldate kõike hästi. Ma arvan, võib nii öelda küll, et tihti oli nagu noorena seda, et keegi lähed kuhugi sööma ja siis sõbrad peavad nagu küsima vanematelt raha, siis tundus see pisut nagu, see on täiesti okei ka, kui sa oled noor, aga nagu siis mul lihtsalt suht noorelt oli juba see, et oli nagu enda raha olemas, ei tundnud seda vajadust, et peab küsima. Sama sulle? Ma ei tea, ma vist tõin eelmises podcastis ka selle sama näite, et kui peale kooli kõik läksid Subway'sse võikusi sööma, siis ma alati istusin seal kõrval, üli harva võtsin ise ka midagi süüa, aga mõnest oligi mingi, nagu tahtsin rohkem raha säästa, mu taskuraha, ma ei tea, ma olin põhikoolis, oli mingi 5 eurot nädalas. See on nagu ka okei, aga ma teadsin, et kui see võileib maksabki 5, ma ei saa panna tervet nädala raha ühe võileiva alla. Et see on nagu säästmine. Ja 5 eurot sellel ajal ilmselt oli ikka kõva sõna. Võrreldes praegusega. Ma ei tea, palju need Subway võikud olid. Jah, ma mäletan, et väike Subway oli kuna mingi 2,60 ja suur oli mingi 4,90, mingi siuke aeg, nüüd ilmselt mingi topelt rohkem, võib-olla isegi veel rohkem. Aga nüüd on ilmselt see mindset, et kui sa Tallinna lennujaama satud, et siis sa kindlasti võtad selle. Siis peab. Mujal ei ole. Pagan saab või tooge tagasi oma teenused. Aga kas te mõtlete arendada nii-öelda siis peale praktiliste oskuste ka teoreetilisi teadmisi, et ikkagi minna edasi kõrgkooli? Sellist plaani praegu ei ole, et mina näen, et ülikooli on siis vaja, kui sa tead täpselt, mida sa soovid ja ülikooli haridus otseselt aitab su karjääri arendada. Aga mulle tundub, et mul ei lähe seda veel vaja, eks me näe, aga ma saangi kõik nagu ärialased teadmised igasugustest koolitustest, coaching utest, YouTube'ist, et nagu sellest piisab. Jah, hetkel ei tunne otseselt nagu vajadust, et seda ei saa mitte kuskilt mujalt, ma pean minema seda ülikooli õppima. Et alati on nagu millestki või kellest šnitti võtta või selles mõttes. Aga sul, Tristan, isegi vist oli see kandideerimine korraks? Ma olen tegelikult sees TalTechis, aga pean veel nagu veits pead murdma, et kas nagu minna sisse ja siis drop out'ida, et siis oled nagu drop out, siis on kunagi mingi lugu rääkida. Lugu. või midagi sükest, et võib-olla lihtsalt huvi pärast nagu lähen, vaatan, kui hakkab meeldima, siis hakkab, kui hakka, siis hakkab, et nagu täiesti open, aga pigem ei tunne otseselt mingit vajadust. Ja võib-olla see, et lähed uuele Bali või mujale ringreisile, see on ka alati plaanis. Tahaks. Idee ongi Aasias edasi uuesti, aga siis võib-olla mingi Vietnam, Hiina, Jaapan, mingid teised. Ja Vietnam ja Jaapan kutsuvad kõige rohkem hetkel. Et praegu jäi väga soe mulje Malaisiast, Indoneesiast ikka. Indoneesiast palju parem. Malaisia oli, ma ei tea, me tegime selle ainult tööd, me isegi ei avastanud nagu ei avastanud piisavalt, jah. Ei jäänud vist aega piisavalt, jah. Tegelikult oli aega polnud nagu viitsimist kuidagi, me nagu olime seal korteris ja tegime asju ja siis läks niimoodi. Paljud räägivad, et Aasiasse kolivadki paljud ärid, et seal ongi nagu tulevik. Miks see nii on? Kliima parem, hetkel veel on odavam, aga jah, ma ise olen ka nagu pisut mõelnud selle äri mõttes, et kui nagu asjad seal on odavad, siis miks sa lähed kuhugi, kus on nagu odav, et su tooted ju võiks pigem kallimad olla, aga samas ma saan ka aru, Palil on nagu väga palju seda, et näiteks gymid ja sellised eriti mingi health teemad on nagu sama kallid kui Eestis või isegi kallimad, aga tööjõukulu on ikka väga odav, ehk siis seal nad teenivad kindlasti kõvasti paremini kui Eestis. Ja seal tahavad kõik olla sellised ilusad ja ma äri poole pealt ei tea, aga ma nagu mõistan, miks eraisikud sinna lähevad, sest Bali kunagi oli veel odavam, aga praegu on ikka see, et sa saad 1000 euro eest endale villa, kui sa võtad nagu tuttavatega, teil ei iga päev 3 korda süüa, ülimõnus, mingi smoothie bowlid, rice bowlid, mingi head toidud ja siis ongi ilus jõusaal, rannad, soe kliima, et sa saad 1000 euro eest elada seal luksuselu.
noh, et selles mõttes see tasub nagu eriti grupiga ära, eriti Jah. noores eas, et kui sul ei ole nagu kindlat plaane elus, aga sul on nagu vähegi võimalused, siis pigem nagu teha see üks Kindlasti. käik ära vähemalt. see nagu õpetas elu kohta ka nii palju. jaa, nagu see oli mul isegi, kui mul oli veel lahtine see ülikooli teema, no mis see ikka veel, aga nagu, et ma seda teadsin kogu aeg juba, et vähemalt enne ülikooli teha see mingi üks vaba aasta, nagu, et see pidi olema üks kõige paremaid asju, mida inimesed on teinud. Ja te olete praegu, mis te olete 20 alles või? jah, 20. Noh, et terve elu on alles ees ja muidugi. kõike võimalik näha. Mis see järgmine samm oleks, kui te läheksite Aasiasse tagasi? Järgmine samm siis kuhu või Kui te lähete avastama uuesti Aasiat? et kuhu me läheksime või Mis see järgmine samm oleks, mis te teeksite? ma ei teagi. No jah, ma ei tea, hetkel ongi nagu otseselt, me võtame suht päev korraga, mingid suuremad plaanid ikka on, aga nagu tahakski lihtsalt avastada ja hetkel meie nagu businessis ei ole seda, et peaksime Hiina minema supplieritega kohtuma, et paljudel businessitel on seda, see tundub päris kihvt, pead mingi tõlgi võtma ja siuke elu, aga kuna meil enamus tuleb ikkagi Euroopast, siis seda me näiteks teha ei saa. Või noh, me võime lihtsalt Hiina minna. See on alati variant ka. jah. Võib-olla seal see censorship on mingis asjas nagu, et see ei saa aga noh, valikuid on ja võib-olla mingid koostööpakkumised või veel. Jah, me oleme nagu mõelnud, et see oleks suht kihvt, kui leiaks mingi brändi või siis mingi ettevõte, kes tahaks siis sponsoreerida meie siis reisimist, kuna see reisimine oli suhteliselt siuke lõbus ja meil tegime sellest palju content'i, ilmselt meil on väga palju nagu reisijälgijaid ka tekkinud tänu sellele, siis me oleme mõelnud, et nagu saaks teha mingeid huvitavaid challenge'id. Üritame saada ühest punktist teise, mis iganes, 0 euri. OpTibet, Unibet sponsordavad siis just reisimiscontent'i nagu challenge'id. Et oleme mõelnud, et see oleks päris kihvt asi, mida ka experience ida. jah, seda me võime teha. Või siis Andrei Robini stiilis näiteks reisisaatid ju. See on ka väga peale läinud ju. Ja noh, siis ongi sponsorite leidmine ja asi tehtavaks. Praegu ka mõtleme, et kui me selle nagu järgmise suurema ruumi võtame, et siis kindlasti tahaks nagu sponsoreid, kes aitaks siis näiteks sisustada, saame neid nagu promoda ja võib-olla ka võtta nagu mingi püsiv sponsor, kes saab oma mingi logo seinale, me teeme iga nädal videoid, nüüd mõtleme hakata isegi mingi reaction videoid tegema, et siis nad on nagu iga video sponsorid ja maksavad näiteks mingi igakuist see retainer või mingi selline asi. See oleks päris kihvt. Kui paljud teid ära tunnevad siis nüüd tänaval inimestest? Üllatavalt palju, ma ütleks. Et varasemalt ma olen olnud selline low-key vend aga jah, et nagu lihtsalt omad sõbrad tulevad ütlema, aga nüüd on tõesti nii, et lähed jõuksi, vennad annavad käppa, oled tänaval, vennad karjuvad main one, sellist värki. Päris Everpomi tasemel veel ei ole, aga nagu ei, natuke kindlasti annab tunda, et midagi on muutunud nagu pisut, aga jah. Nonchalant. jah, selles mõttes vaatasin neid videoid, kus Tammsaare pargis oli tehtud, noh, selles mõttes nüüd on vist see luba tagasi, et vaatasin, ikka veel lendavad selles mõttes need Q&A-d ja. Jah, eks see Q&A nagu stiil muutub, juba veits liiga palju on seda tänava intervjuusi tehtud, et otsime selliseid uusi kontsepte. Mis see võiks olla tuleviku mõistes, oskad sa öelda? No me oleme juba alustanud skittidega, need, mis me oleme teinud, on suht hästi töötanud, mis meil veel on? Jah, siuke relatable content, aga nagu millegi pärast need intervjuud saavad nagu view'e, performivad mega hästi alati, nagu, et see on nagu kindel asi, mida teha, aga seal view'i taga ei ole nagu midagi, esiteks see ei konverdi nii palju müüki, teiseks on nagu lihtsalt inimesed näevad seda ühte ja sama ja nad enam ei tee vahet, et see on uus video või nad põhimõtteliselt vaatavad sama videot nagu, et see on huvitav. Vaata, intention ei ole nagu osta, ta põhimõtteliselt saab lihtsalt meelelahutust. Ja meelelahutus müüb. Jah, aga kuidagi nagu liiga üksluiseks on läinud see, et peaks midagi nagu sükest erilisemat tegema, natuke uuesti inimesi rohkem rääkima panema meist, et see vahepeal oli, kui me tulime ja siis nüüd on jäänud see nagu, me oleme liiga stuck jäänud enda selle contentiga, mugavustsooni. Ma arvan, see oli osaliselt ka see, et me olimegi vaata riigist ära, raske oli kontrollida nagu kõike, mis siin toimub, aga suhteliselt hästi saime ikkagi hakkama.
nii kaugelt juhtida seda operatsiooni. Ajatsoon oli ka 6 tundi ees, ehk siis suhtlus oli nagu natuke raskem. Väike delay võib olla ju. See oli päris mõnus minu meelest, sest et me saime nagu ütleme, et sul on vaja videoideed mõelda nagu tänaseks, siis sa saad need mõelda hommikul ära, nii et kui nad ärkavad, sul on kõik töö tehtud juba. Et see oli päris nagu mugav. Ja see on nagu see advantage, et sa oled ajast ees nagu võtad uut aastat vastu, mina olen esimene, sest mina olen sealpool maakirja. Uus aasta Malaisias oli ka äge. Oli küll, jah. Me olime mingi, ma ei tea, mis korrus see oli, mingi 56 korrus või midagi sükest, et see oli päris kihvt vaadata. Ilutulestik, terve linn oli täis. No see oli ikkagi nagu suursugune võrreldes Eesti tähistamisega. Ja seal oli täiesti mingid tekstid tulid ilutulestiku või droonidega tulid nagu kuhugi üles, et see oli päris kihvt. No võt, aga loodame, et tulevikus läheb siis sama helgelt kui see uus aasta, mis vastu võtsite koos vastu või? Jah. See on ka YouTube, kõik on YouTube'is kõik on olemas, kõik on vaadatav järele, kes ei ole vaadanud veel, et ma ei tea, kui palju clickbaiti on, aga väga ei ole isegi. Thumbnail on, veits mõni thumbnail on, jah. Thumbnail on, aga see selleks. Kus me võime näha teid edaspidi siis? Nii individuaalselt kui ka brändina? Ongi sotsiaalmeedias ilmselt hästi palju. YouTube'i me hakkame nagu enda nägudest ilmselt rohkem veel tegema ja brändina siis ka kasvama. Ma ei oska öelda, elu muutub nii palju, nii kiiresti. Jah, ma nüüd olen olengi siis, kui see reisivärk hakkas, siis Evertiga rääkisime seal palil, et ta on nagu läkkinud selle YouTube'i poolega ja ma läkin selle shortformiga ja siis pushisime nagu üksteist, et ma ütlesin talle, et tee vlog, ta ütles mulle, et tee shortform ja siis nüüd niimoodi on läinud ja tegelikult nagu täiega aitas ja ma esimesed view'id on nagu väga-väga head olnud esimestel videotel, et jah, proovib natuke seda shortformi rohkem teha, vaatab, kuidas on. Ja vastastikune flow, teamwork. Ja tema YouTube'i videod ka täiesti nagu mingi 30 000 vaatamist, väga-väga hästi. Eesti mõistes väga kõva. Ja. Ei noh, arenemisruumi tuleb alati kõike proovida. Ja. Just. Kuigi aitäh teile, Kristjan ja Richard. Muidugi. Aitäh sulle. Aitäh. Ja aitäh teile vaatajad, see oli järjekordne Noored ei viitsi vaikida, olge ikka meiega, jälgige meid Õhtulehe, noorteportaalist, YouTube'ist ja Spotify'st. Mina olin teie saatejuht Joonas. Ciao!